Kremli seesmised lõhed süvenevad. Vene eliit on sõja ja tsensuuri vastu, kuid Vladimir Putin ei taha seda näha ning seetõttu püüab Venemaa Föderatsiooni presidendi administratsioon talle mõista anda, et olukord võib kontrolli alt väljuda. Sellest kirjutab täna ajaleht Washington Post, mis analüüsis Venemaa poliitilise eliidi avalikke ja mitteavalikke avaldusi ning reaktsioone. Ja kõik viitab sellele, et Vladimir Putini lähikond astub üha enam tema ja tema meetodite vastu. Oluline on märkida, et Washington Post ei ole ainus, kes sellest kirjutab. Varem olen ma juba rääkinud sellel YouTube'i kanalil Euroopa luureraportist, mis kinnitab, et sõja ümber Vladimir Putini turvameetmeid on järsult tugevdatud mässu või isegi riigipöörde kartuses. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like ja kirjutage oma kommentaar selle video alla. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha tehes annetuse all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses. Или по QR-коду на ваших экранах, или же с помощью спонсорства на... Üldiselt, kui see saade on teie jaoks huvitav ja kasulik, siis palun toetage meie YouTube'i kanali tööd oma annetustega saate lõpus. Nii et Washington Post kirjutab täna, et Kremlis on toimunud tõeline lõhe. Üha rohkem ilmneb märke lõhest Kremlis kõrgeimas võimutasandis. Ametnikud ei ole rahul sõjaga Ukraina vastu, majandusprobleemidega ja piirangute karmistamisega, eriti just internetis. Ja Washington Post toob kohe ka näite. Kui endine Vene advokaat ja Z-propagandist Ilja Remezlo esines selle aasta märtsis esimest korda avalikult Vladimir Putini vastu, öeldes, et Venemaa president peaks tagasi astuma ja vastutusele võetama. Pärast seda, kui ta nimetas presidenti sõjakurjategijaks ja vargaks, võtsid Vene võimud ta kiiresti kinni ja saatsid ta Peterburi psühhiaatriahaiglasse. See Ilja Remezlo tõesti aastaid kiitis Vladimir Putinit igast küljest, toetas Vene Kremli propagandat, pooldas sõda Navalny vastu ja nii edasi. Казалось бы, ну ничего необычного. Vladimir Putini režiim käitub alati nii oma kriitikute ja opositsiooniga. Kreml laseb sellistel inimestel alati vanglates mädaneda või lihtsalt kõrvaldab nad. Ilja Remezlo saadeti psühhiaatriahaiglasse. Aga äkki juhtus midagi ebatavalist. Propagandist Remezlo vabastati 30 päeva pärast. Ja nüüd väidab see sama Ilja Remezlo, et ta jääb Venemaale ja jätkab avalikku võitlust Vladimir Putini vastu. Ja edasi tsiteerin Washington Posti. Kui Venemaa eliidis tekivad Ukraina vastase sõja, majanduse halvenemise ja repressiivsete piirangute, sealhullas internetipiirangute tõttu lõhed, propagandisti Remezlo seisukohtade muutumine ja tema jätkuv avalik allumatus viitavad laiemale lõhenemisele Kremli kõrgemates võimukoridorides. Rahulolematuse ulatus on tohutu, ütles Remezlo intervjuus Washington Postile. Mul tekib mulje, et osa süsteemist hakkab juba Putini vastu töötama. Sisuliselt sarnaneb see sellega, mis juhtus Nõukogude Liidu lõpu ajal, kui inimesed vihkasid kommunistlikku süsteemi ja tegid kõik, et see kaotada. Putini Venemaa läheb sama teed nagu Nõukogude Liit. Kõik kordub, ütles Remezlo. Siin tasub lisada, et riikliku sotsioloogilise ettevõtte VTSIOM andmetel on Putini toetusreiting viimastel nädalatel langenud madalaimale tasemele alates sellest ajast, kui Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022 aasta veebruaris. Ja mis on huvitav, pärast seda infot ei ole VTSIOM 2 nädalat üldse avaldanud Vladimir Putini reitingu andmeid. Ja tõenäoliselt me neid reitinguid enam ei näe. Ja siin kirjutab Washington Post, et propagandisti Ilja Remezlo taga seisab tegelikult Sergei Kirienko. See on tehnokraatlik Kremli juhi esimene asetäitja, kes juhib Venemaa poliitilist aparaati. Ja just see tiib Kirienko juhtimisel astus avaliku konflikti föderaalse julgeolekuteenistusega, FSB, kus Vladimir Putin on oma karjääri üles ehitanud. Arvatakse, et just eriteenistused seisavad Venemaal interneti blokeerimise taga, kartes, et seda võidakse kasutada Putini tagakiusamiseks ja valitsusvastase opositsiooni mobiliseerimiseks. Kuid teisest küljest on see juba põhjustanud proteste. Ja ajaleht Washington Post, viidates propagandist Remezlo sõnadele,
kirjutab, et FSB ja eraldi Putini administratsiooni poliitiline tiib on tõsises konfliktis. Washington Post juhib tähelepanu sellele, et enne novembris toimuvaid parlamendivalimisi teravnevat vastasseisu meenutab võimuvõitlust Kremlis enne Boriss Jeltsini tagasivalimist 1996 aasta. Tollal tahtsid jõulise joone pooldajad tabada Jeltsini võimu säilimise, kehtestades sõjaseisukorra ning tühistades või edasi lükates valimised. Samal ajal püüdis Venemaa progressiivsem oligarhide klass lihtsalt rahastada Jeltsini valimiskampaaniat, panna sinna palju raha ja seejärel teda lihtsalt kontrollida. Ja mingis mõttes kordub ajalugu praegu uuesti. Just seesama Kirijenko ja tema meeskond püüavad veenda Vladimir Putinit, et ta suudab poliittehnoloogiate abil olukorda riigis kontrollida. Ja FSB teine teenistus püüab veenda Putinit, et ainus viis olukorda Venemaal stabiliseerida on karmid meetodid ja kruvide kinnikeeramine. Pealegi, mida sügavamale Ukraina droonid Vene territooriumile tungivad, süüdates naftatöötlemistehaseid ja terminale, süüdates sadamaid, ja nüüd hakkasid ka raketid lendama 1000 kilomeetri kaugusele sel nädalal. Veelgi enam, droonid tabasid ka kõrghoonet, mis asub vaid 1,5 kilomeetri kaugusel Kremlist. Selle kõige taustal kasvab avalik ärevus ja tundub, et Putin tugevdab oma isiklikke turvameetmeid. Venelastest ei hooli ta muidugi üldse. Euroopa luureagentuuri aruandes öeldakse, et Vladimir Putini föderaalne julgestusteenistus on märtsikuu algusest alates oluliselt tugevdanud presidendi ümber kehtivaid turvameetmeid. Ilmselt kardetakse, et Vladimir Putin võib sattuda droonirünnaku sihtmärgiks, sealhulgas Venemaa eliidi esindajate poolt. Seal kardetakse, et droonirünnakut võib lihtsalt esitatakse kui Ukraina oma, kuid selle võivad tegelikult korraldada Venemaa poliitilised eliidid. Euroopa luurearuande kohaselt on föderaalne julgestusteenistus karmistanud turvakontrolle nende inimeste suhtes, kes külastavad Putinit ning temaga töötavatel isikutel on keelatud kasutada internetiühendusega mobiiltelefone ja sõita ühistranspordiga. Samas märgitakse, et Vladimir Putin juhib Venemaad üha sagedamini kaugel asuvast maa-aluste punkrite süsteemist ning on viimasel ajal vähendanud avalike visiitide arvu. Perioodilised sidekatkestused Moskvas on osaliselt seotud Vladimir Putini murega turvalisuse pärast. Detsembris pärast kõrge Vene kindrali Fanil Sarvarovi tapmist puhkes vastastikune kriitika läbikukkunud turvameetmete üle. Euroopa luurearuandes mainitakse eraldi endist Venemaa kaitseministrit Sergei Šoigut, kes töötab nüüd Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu sekretärina. On märgitud, et Kreml jälgib teda eriti tähelepanelikult, kuna tal on märkimisväärne mõju sõjaväe juhtkonnas ja ta on seotud riigipöörde katse riskiga. Asi on selles, et peaaegu kogu Šoigu lähikond, keda süüdistatakse korruptsioonis, on arreteeritud. Šoigu võib karta, et tema on järgmine ja seetõttu võib ta püüda ennetavalt tegutseda. Lõpetuseks ütlen, et pole välistatud, et Kreml kasutab just seda propagandisti Ilja Remeslot, et luua Venemaal opositsiooni näivust. Tegelikult on ta lihtsalt Kremli enda libaisik. Siia panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused kirjutage selle saate all kommentaaridesse. Ja kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha mis tahes annetuse või tasulise sponsortellimusega selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanidel oleva QR-koodi abil. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Lisaks tellige minu Telegrami kanal Petši News. Link sellele on selle video kirjelduses. Sellega on kõik, hoidke end ja kõike head.